Hei hei! Tere tulemast Nauding Energiast kanalile. Mina olen Maris Pähn ja mul on suur rõõm sind jälle siin tervitada. Seekord räägin sellest, kuidas meie unisteste elu peitub meie ettekujutluse, meie fantaasiavõime taga, nende piiride taga, mida me oskame ette kujutada. Sellepärast, et nii kaua, kui me proovime kasutada oma elus etteantud stampe, etteantud mudeleid, käidud radu, nii kaua ei saa me midagi uut luua. Ja see mõte on tegelikult minus kaua küpsenud nii mitme vaatenurga alt. Aga siis viimase tõuke sain lehitsedes seda Rick Rubeni raamatut. Loomise kunst on see eesti keeles The Creative Act, väga nunnu. Ja see raamat meeldib, sest et seda ei pea nagu järjest läbi lugema, et võid ka peatüki või lehekaupa lehitseda. Ja tema ka siis muusikaprodutsendina ta räägib sellest, kuidas ta on näinud väga edukaid bände ja artiste, et kuidas nemad loovad ja siis oma tööd teevad. Aga siin siis konkreetselt see lause oli see, et innovation through ignorance ehk siis teadmatusest sündinud innovatsioon või uuendus, midagi täiesti uut, mida loodi läbi selle, et see inimene või see artist, tal ei olnud nagu mingid etteantud kontsepte või ta oli täiesti nagu uus sellel alal. Ja sellega haakub ka siis see mõte, et algajatel on ikka õnne, eks ju. Aga miks neil on õnne? Õnne on sellepärast, et kui inimene on mingil alal uus ja tal puudub kogemus, siis tähendab see, et tal puudub ka teadlikkus võimalikest takistustest. Nad ei tea, mis asjad võivad olla rasked sellel teekonnal, mis võib olla tüütu, ehk siis nad ei lähene asjale selle mõttega, et kui nõme, et ma ei viitsi seda teha, see nii raske, või siis, et juba tead, et mingi käitumisviis viib mingi tulemuseni, et algaja ei lähene sellise pilguga. Ja kui sina ka võib-olla on sul mõni unistus, tahaksid mingil uuel alal läbi lüüa või ennast teostada, et ma näen oma tutvusringkonnas väga palju inimesi, kes on kas suurepärased küpsetajad, teevad suurepäraseid torte või on väga head kirjutajad, palju variante. Need võivad olla kas sellised hobid või lihtsalt mingi tegevus, mis väga-väga sütitab neid inimesi. Ja ma ei ütle, et nad peaksid siis nüüd hakkama suureks ettevõtjaks või mis iganes, aga et nagu julgemalt sellega tegeleda ja ka teistega jagada neid asju. Sest et just sealt tulebki see algaja õnn. Et kui sa arvad, et ma ei ole valmis, sest ma olen algaja, et võib-olla see on nagu vastupidi, et see on sinu hüvanguks, et sa oled algaja. Sinu ees on kõik maailm valla ja sul on nagu piiramatud võimalused. Sul ei ole nagu neid piire, mida ettekujutlus siis võiks seada. Ja siinkohal on ka väga oluline just see, kuidas meie enda mõttemallid ja mõttemustrid piiravad seda, mis me arvame, mis meie jaoks on võimalik. Siinkohal tahtsin tuua ühe isikliku näite. Et siin varasemalt, kui ma natukene blogis kirjutasin oma lugusid enne videodega alustamist, mina ka nagu vaikselt varksi alustasin, et kõigepealt kirjutame, et vaatame, mis saab ja teie see kirjutamine ikkagi natuke nagu minu ala värk ei ole päris, et mulle meeldib rääkida. Ja seal blogides ma siis kirjutasin sellest, kuidas ma töötasin korporatsioonides aastaid. Ja siis ma nägin, et see struktuur ja kõik see on nagu nii piirav ja et ma ei taha 9-5 seal mingite teiste
põhimõtete järgi oma energiat ära anda, et ma tundsin, et see ei panusta nagu mingisse suuremasse maailma hüvangusse või kas või lihtsalt minu enda rahulolusse. Ja siis ma ühes oma blogipostituses kirjutasin sellest, et kuidas ma olen nii rahul, et ma sealt ära tulin ja et siis olen teel ise oma tööd looma või siis nagu elukutset, ametit tööalaselt siis ise vastutust võtma. Aga nüüd, mõned aastad hiljem, ma näen, et tegelikult mingil moel ma lihtsalt tahtsin kopeerida seda sama mudelit, kuidas tööd tehakse siis ettevõttes. Tahtsin kopeerida oma ellu. Et see ei toimi niimoodi. Tähendab, sa võid luua, aga sa ei loo võib-olla midagi paremat. Et nii kaua, kui ma ei taha öelda, et coach'id ja kõik need kursused ja programmid või ettevõtluse juhendajad, et see oleks vale. Ei, loomulikult on ka vaja mingit jalad maas strateegiat või arusaama või vähemalt mõistmist, millega me tegeleme. Aga nii kaua, kui me usume kõike seda, mida coach'id ütlevad ja nagu juhindume ainult nende ette öeldud asjadest või mida me kuskil sotsiaalmeedias näeme või et kuidas peab postitama ja mida peab tegema, siis ei saa sündida see, mida sa isegi ette kujutada ei oska, eks. Ja seda võib siis nimetada naiivsuseks. Et kui inimene hakkab uskuma seda, et kõik on võimalik, siis kõrvaltvaatajale võib see tunduda naiivne, lapsik, aga kõik see käib asjaga kaasas. Et ma tahtsin siia ka human designi hõngu sisse tuua ja kõik see jutt, see selline lapsik usk võimalustesse, algaja õnn, millegi sellise kogemine, mida sa isegi ei oska ette kujutada, et sul võib mingi visioon olla. Näiteks mina väga loodaksin, ma tahan, et tänu sellele, et mina ennast saan nendes videodes väljendada, ma saan jagada oma maailmapilti, siis ma usun, ma loodan, et vähemalt üks mõttetera kogu sellest videost või tervest sellest kanalist paneb sinus vaatajas midagi liikuma või vähemalt mõtlema või peatuma, et hinnata seda, kus sa täna oled ja milleks kõigeks sa päriselt võimeline oled. Et sa ei sea ise endale piire, sest kõige suurem takistaja on tavaliselt meie enda mõtted, meie enda uskumused, et me ise piirame ennast, ei anna luba särada. Et seda sära tuleb edasi anda. Aga human designis siis see jutt haakub väravaga 25. Mis on väravad? Ma näitan siit enda human designi kehakaarti jälle. Human designi eneseavastussüsteem siis räägib meie energiatüübist, sellest, kuidas me energeetiliselt oleme üles ehitatud ja igaüks loomuimaselt toimib ja ainulaadselt. Ja väravad on siis need numbrikesed, mis siin kaardi peal on, kas siis siin 2 tulbas või siis need samad numbrid korduvad veel siin kehakaardi sees, kastikestes ja nendes kujundites. Ja iga värav, neid on kokku 64, väljendab ühte arhetüüpi, ühte iseloomuomadust, sellist loomuomadust. Ja need tulevad Hiina I Ching muutuste raamatust, kus on 64 heksagrammi. Siis 64 arhetüüpi, mida hiinlased usuvad, et moodustavadki terve universumi, terve maailma. Ehk siis need 64 arhetüüpi on justkui kogu maailma tervikolemus ja igas ühes meis on siis osakesed või omadused sellest
kas defineeritud ehk siis püsivalt väljenduvad või avatud. Ja minul on siin kaardis identiteedi energiakeskusest, see, mis siin keskel on, see kollane, on värav 25, lisaks nendele teistele väravatele. Identiteedi energiakeskus, igaüks nendest kujunditest siis töötleb mingit tüüpi energiat, mingit temaatikat ja identiteedikeskus vastutab selle eest, et inimene teab oma suunda, seda, kes ta on, aga muuhulgas on ta ka armastuse keskus. Ja see värav 25 ongi ka armastuse värav. Ja siin ta ütleb veel süütus, et see on selline lapsik ja ongi naiivne, et nüüd läks uduseks. Tule tagasi. Okei, olen jälle fookuses. Et kui võib-olla jääb, siis inimesed ju kritiseerivad ise ennast, eks ju, et vaatab kõrvalt ennast, ütleb, et issand, et miks ma nii naiivne olen, et jälle mingi usun kõigesse, et kõik on hea ja kõik on võimalik, eks ju. Aga see ongi siis minu puhul, minu panus maailma, et hoida seda kergust ja lapsemeelsust. Ja seda siis ka oma tegevustes väljendada ja peegeldada. Ja mitte piirata ennast nende etteantud mustritega. Ma tahtsin selle värav 25 kohta täitsa lugeda teile väikse tükikese ette siit Kaire Vakkeri Human Designi raamatust. Ta on hästi palju tööd teinud väravatega. Lisaks sellele, et väravad võivad olla siin kaardis siis kas defineeritud või defineerimata. Lisaks sellele käivad need 64 väravat Human Designi aastaringis läbi terve aasta jooksul. Ehk siis nagu nii-öelda Human Designi ilmateate mõttes või nagu sellises taustafooni energias on alati üks nendest 64 väravast aktiivne. Ja see mõjutab kõiki inimesi hoolimata sellest, kas neil on need väravad kaardis aktiivsed või mitte. Et see on näiteks nagu, et jaanuarikuus on siis kaljukitse tähemärk aktiivne. Et see siis ka võib-olla mõjutab kõiki, aga Human Designis on need väravad. Ja Kaire on tööd teinud sellega, et ta on nagu läbi tunnetanud terve aasta jooksul kõik need väravad kogemuslikult. Ja loomulikult ta on ka seda õppinud ja siis kõik selle siia raamatusse pannud. Ja selle värav 25 kohta kirjutab ta siis, et mängulisus, lapselik süütus, lapsemeelsus, kokkutõmbumine, aktsepteerimine, universaalne armastus. Et siit kaardist on kohe näha see süda ja selline nagu helgus. Siin väravas elab tingimusteta armastus, lapsemeelsus ja rõõm. Lapsemeelne energia, mis näeb kogu maailma läbi armastava pilgu. Siin saavad kokku alistumine ja mängulisus. Lapsed võivad selle energia osas olla suurepärased õpetajad, sest nad järgnevad rõõmule ja usaldavad, et elu kannab neid. Lastel on võime uskuda imedesse. Pole vahet, kui vana sa oled, sest teised tajuvad sind alati kui noore energiaga inimest. Seda põhjusel, et sinust kiirgab värskust, elurõõmu ja särtsu. Siin väravas elab ka süütuse energia. Niisiis, see on see positiivne väljenduseks, et igal väraval see ei ole nagu selline etteantud stamp. Human Design ju ei ütle, et nüüd sina oled selline, vaid igal väraval on mingi konkreetne energia, mis siis on skaalal kas sinna valguse poole või varju poole. Et iga inimene, kellel on siis näiteks värav 25 aktiivne, võib siis väljendada seda kas siis selle süütuse, lapsemeelsuse, rõõmu skaalal või siis vastupidi seal pimedamal poolel. Et alati on ka selline
madalam sagedus. Et see, kui see värav 25 väljendub siis seal negatiivsel poolel, siis inimene kogeb kokkutõmbumist, sügavat sisemist pinget, suletust ja elu vältimist. Et selline tõsidus ja külmaverelisus. Et sa ei lase endal nagu avarduda ja elust rõõmu tunda. Vot selline mõtisklus tänaseks. Et see mõte on jah küpsenud minu sammu. Et ma tean, et ma praegu oma elus ei saa enam kopeerida neid vanu mustreid, mida ma olen näinud, mida ma tean. Et nüüd ma saan ainult proovida uusi asju, teadmata, kuhu see mind viib, olla natuke naiivne ja loota, et siis läbi selle avastan mingeid uusi keerdkäike ja kutsun sind ka tegema sama. Suur aitäh, et vaatasid lõpuni. Kui sind huvitab human design, siis võta minuga ühendust ja saame sinu kaartiga lähemalt uurida ja vaadata, millised potentsiaalid on seal peidus ja kus sa saaksid ennast rohkem avardada, vabaks lasta ja kus sa saaksid rohkem vastu võtta seda piiramatut fantaasiat, seda piiramatut võimalust, mida elul sulle pakkuda on. Suur aitäh! Näeme taas Nauding Energiast kanalil.